Umbes 90% täna sündinud lastest on tulevikulapsed, kes ei ole tavalised lapsed ja eriti need lapsed, kes on sündinud vaimselt arenenud inimeste peredesse. Need on tõepoolest lapsed, kes loovad uusi tehnoloogiaid, uusi võimalusi, energeetilisi tööriistu ja kasutavad neid tööriistu uue maailma loomiseks, uueks loovaks tulevikuks. Ja kui inimesed minult küsivad, mida ma oskan öelda lähituleviku kohta, milline maailm saab olema, siis ma vastan oma õpilastele alati, et maailm saab olema imeline. 12-13 aasta pärast ja just peale seda, pärast tõsiseid vapustusi valitseb selline sügav vaikus, kus toimub taassünniprotsess. Ja need lapsed, kes on hiljuti sündinud ning hakkavad selleks ajaks täiskasvanud ikka jõudma, nad on need inimesed, kes loovad maailmas uue reaalsuse. Need lapsed on telepaadid, kellel on suurepäraselt arenenud intuitsioon ja juba praegu nad näevad intuitiivselt teiste mõtteid, tunnetavad inimesi. Need on need lapsed, kes on sündinud kvantmuutuste ajal, kvanttransformatsiooni ajal ja nad on energeetiliselt palju tugevamad kui inimesed, kes on sündinud 60, 70, 80 aastat tagasi. See tähendab, et need on uue ajastu lapsed. Need lapsed kasvavad suureks ja kui nad on 18, 20, 25 aastased, on nad tuleviku inimesed, kes kujundavad uut maailma. Selleks, et rasket transformatsiooni aeg üle elada, on vaja oma organismi puhastada, on vaja pöörata tähelepanu toitumisele, elustiilile, on vaja pöörata tähelepanu mõtlemisele ja sellele, kui tugevaks ja kiireks on muutunud mõte ja kuidas mõte kujundab meie reaalsust ja see toimub palju kiiremini kui varem. Need inimesed on tõepoolest tuleviku inimesed. Tuleviku maailm on kõrgtehnoloogia maailm ning mida rohkem praegu inimesi ärkab, kes tahavad elada, areneda ja liiguda uude ajastusse, seda rohkem antakse neile võimalusi. Nad hakkavad õppima, nad tunnetavad ära oma õpetaja, kes hakkab neid õpetama, nad omandavad erinevad metoodikad, mehhanisme, loovad teatud energeetilise jõu välja, mis suudab neid kaitsta ja päästa ning nad omakorda saavad aidata neid hingi, kas siis omaksete sõprade hingi, kes seda abi ja päästmist väärivad. Ja kvanthüppe lõpus toimub võimas valgussähvatus, mis sisestab inimese DNA-sse uued koodid. Need koodid loovad täielikud transformatsiooni nendele inimestele, kes mind täna kuulavad ja enesega tööd teevad. Ja need inimesed saavad tänu nendele uutele kohandatud programmidele elada palju kauem. Pärast viimast kvanthüppet toimub maailma uuenemine. Esiteks õhk muutub väga tihedaks ja puhtaks ning loob inimesele teatud oleku, kui nii võib öelda. Inimesed ei reisi enam maapinnal liikuvate sõidukitega, liikumine toimub ainult eeterenergia ülemistes kihtides selles piirkonnas, kus pilved moodustuvad. Mu sõbrad, see on imeline. Kuid kõige tähtsam on aidata nii paljusid inimesi kui võimalik ja ma ütlen seda täie vastutustundega. Aga miks on siis see nii oluline? Esiteks, mida rohkem jääb planeedile arenenud inimesi, seda kiiremini suudavad nad uusi järglasi sünnitada ja inimesi saab planeedil olema rohkem. Kui on planeedil rohkem inimesi, siis suurem hulk arenenud inimesi planeedil kiirendab transformatsiooni ja uue elu loomist. Muidugi tahaks, et planeedil jääks võimalikult palju arenenud inimesi.